Rebirth, New House, New Waves. No nii, ühesõnaga Rauno Raiesmaa siin 6. märtsil aastal 2019 ütleb, et tal on siis Rebirth. Okei, selge. Ja kui me nüüd läheme siit siis Rauno Raiesmaa avalink uuel veebilehel, siis võtame videod, eks ole. Ja kui ma ei eksi, siis minu meelest eelmine aasta samal ajal ta on ära kustutanud või? Ta ju eelmine aasta täpselt samal ajal rääkis sama juttu. Mina jään sitta või? Kas ta on ära kustutanud need vanad videod või? Tal oli eelmine aasta täpselt samal ajal ja täpselt sama video. Nüüd ma hakkan videoid tegema. Nüüd ma hakkan. Nüüd ma teen. Oih, mul söök jõudis. Vabandagi. Ilmselt on paljudel küsimus, et miks ma pole nii ammu videoid teinud? Kus ma olen? Kas ma olen surnud? Nagu umbes aasta tagasi oli vist siis, kui ma tegin viimase video. Nüüd postitasin. Ja põhimõtteliselt see oli see aeg, kus ma mõtlesin, et ma lihtsalt pean videoid panema sellepärast, et ma juba nagu teen seda ja nagu, et ma olen nii-öelda YouTuber ja I gotta do this, vaata. Ja siis see nagu lükkas pressure'i peale, et nagu ma ei tee seda nagu enam sellepärast, et ma tahan, vaid nagu sellepärast, et ma kinda pean, vaata. Ja siis üks asi oli see, et kui ma tegin nagu YouTube'i, kui ma alustasin, siis ma olin vist 4 aastat tagasi. Sest põhimõtteliselt shout out to Maria, ja Maria rääkis sama juttu mingi viimastel videotel. Põhimõtteliselt inimesed arvavad, et ma olen nagu netis üks ja IRL siis nagu teine. Iga kord, kui ma kellegiga nii-öelda tutvusin, siis oli see, et neist oli siuke nagu üks mulje minust interneti tõttu. Ja siis, kui nad minuga päriselt tuttavaks said, siis on mingi, et see ei ole üldse siuke. Ühesõnaga sama, et teine shout out to Martins, kes rääkis ka väga õiget juttu, nad mõlemad relate'ivad. Ma saan aru, et kõik voogivad samal ajal, kõigil on samad nagu etapid elus, mis nad nagu läbi elavad, aga lihtsalt erineval ajaperioodil ja I feel nagu see oli minu aeg. Et põhimõtteliselt nagu jah, nagu Martins ütleb. Peaaegu 3 aastat olin teinud seda Lapinsi karakterit ja kui ma alustasin, mina mõtlesin küll, et nagu nii pikalt ma ei tee sellist asja küll. Ma tundsin, et see on koha peal seis. Ma lihtsalt üritan seda, ütleme nii, siukest vana laipa lihtsalt lohistada ja kuidagi elus hoida nagu. Ma põhimõtteliselt pidin lihtsalt maha rahunema, mõtteid mõtlema. Kui te kuulete nagu mingit tümakat siin taga, siis see on Laureen. Ta kuulab muusikat duši all ülivaljalt. So nagu ma üritan siin filmida. So põhimõtteliselt ma olingi lihtsalt oma mõtetes, mul oli mingi ütleme nii breakdown ka, vaata, et nagu kõik seda oli lihtsalt too much for me ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et fuck it, ma ütleme nii, et see kõik oli mu peas kinni ja selle ajaga ma olen nii palju arenenud, kasvanud, mõttemaailm on tugevam, kõik nagu selles suhtes arusaam maailmast üleüldiselt on muutunud ja kuidas üldse asjad peaksid olema. No pange, mis teed? Kõht on tühi või? Põhimõtteliselt nüüd ongi nii-öelda goal näidata kõigile nagu tõelist ennast. Et inimesed ei peaks seda ütlema rohkem, et kui nad minuga kokku saavad, siis et issand, sa oled täiesti teistsugune inimene. Nii et ma üritan olla as transparent, läbipaistev kui võimalik. Ilmselt põhilised toopikud minu või nagu kogu see channeli ülesehitus nüüdsest hakkab olema põhimõtteliselt lifestyle, fitness, sest et tervis ja kõik siuke värk on tähtis. Also, kuna nagu selle aeg, kui ma ei teinud videoid, selles suhtes elu ei käis mul ikka edasi, siis nagu näha, siis boom! I have my own room! I have never had my own room! I'm so glad! Okei, no tegelikult nüüd see ei ole nagu päris minu tuba, sest Laureen magab ka siin. Aga põhimõtteliselt I have my own crib koos Laureeni ja Renega. Laureen on siin minu elukaaslane, minu Laureen ja siis seal suures toas diivani peal magab Rene, kes on mu klassivend ja üks parimaid sõpru. Ja kuna nüüd me olemegi põhimõtteliselt 3 tulnud elama nagu korterisse, siis meil on
adult life, me peame ise süüa tegema, ise koristama, ise nõusid riideid pesema, triikima, põrandat pesema. Ühesõnaga adulteri ja kõik see teema. Võib-olla siis teised inimesed, kes on ka mingi 16, 17, 18 näevad, siis nii-öelda me saame motiveerida, jagada kõik. Mida vittu sa suit ajad? Ma elasin mingi 12 aastat diivani peal, tule. Kõik ei ole miljonärid, eks ole, suit. Kõik ei ole miljonärid, tule. Ja seda, kuidas nagu nii-öelda kidost adultiks üle minna ja kuidas see kõik struggle on, siis te näete ja õpite meie pealt. Prolliga mingid sketšid ja kollabid tulevad ka ikkagist, sest et noh, YouTube'is on ju nüüd uued tegelased ka. Shout out to Tomsik, Liloveer ja jah, rohkem mul praegu ei tea. Nagu, ilmselt Proll sellepärast, et nad käivad minu koolis ja nagu, aga nagu, põhimõtteliselt tunnengi, et ma siis keeran endale suure fresh lehe. Ja noh, mis siin ikka, ma annan teile mingi house touri. Näete ka, mis siin majas on. Hi peeps, I'm taking you with me. Okei, ma tean, kuidas ma teen house touri. Ma teen stseeni läbi nii, nagu ma põhimõtteliselt hommikul ärkan. Põhimõtteliselt nokkin on ju. Ma ei tea, Lauren on käes siin kuidagi ühe käega üle mu näo on ju. Ja siis ma lükkan hommikul käe nahvi. Ja noh, ma ei tea, siis tulen siit niimoodi unise peaga. Okay, actually meil on clean praegu siin nagu kõik. I'm very proud of ourselves. Aga ja, nagu ses suhtes midagi suurt erilist ei ole. Siiski nagu veel alles nagu ei ole nii rikkad. Aga ja, põhimõtteliselt siin magab Rene ise ennast praegu siin ei ole, ta teeb mussi kuskil. Siin on diivan seal, keegi ei maga siin diivan. Ma ei tea, põhimõtteliselt see ongi nagu suur tuba ja köök kokku ja siin on nagu, siin on mina. Kas ta elab koos selle Rene Bushiga või? Kas ta elab koos selle Rene Bushiga või? Või mis see Rene? What's up? Ja siin on koridor ja siin on supp Lauren. Oota, ma teen kulmu lõpuni. Nobody's giving a fuck about your kulm. Tema Lauren, say hi. Siin on metsik Lauren. See on tal igapäevast meiki. Just, täpselt. Need riiulid panime ka just mingi üleile siia. I'm very, very proud. Näe, vaata, väike reveal. This is a tattoo. Mis ja, saate Laureni vlogist näha. Võib-olla lükkan paar klippi ise ka mingit läbi. Aga ma ei tea, ma ei oska midagi rohkem otseselt rääkida. Ma nagu võin näidata kiiresti jah, lihtsalt läbi, mis ma olen teinud selle aasta jooksul, siis kui ma YouTube ei teinud. Et nagu, noh, mingit värk ikka tegime, vaata, aga lihtsalt, mis nagu üles ei läinud ja... Ühesõnaga, palju rumalust oli. Istub kraani kausis lambist. Kiire swipe. So nice, oh see on nice. Lähme sõidab. Teate, ma vaatasin seda videot ja mõtlesin, et tead, suva, ma ei viitsi mingi laigihoor olla nagu te Tomsika on, vaata, et nagu teeme selle asja kohe ära lihtsalt. Ärme üldse hakka isegi jamama nagu, lihtsalt lõikame need patsid nahvi. Okei, see on natuke, okei, davai. Ai, bljait. Üks pats on siin. Davai, läheb. Laigid. Olen Tomsik Vene, elan ainult laigid nimel ja tulen siia. Näeb välja nagu miiniväli praegu. Või siis nagu see kännuväli. Wow. Mul on patsid kõik maa lõigatud, mul need juuksed on ikka koos siit tulevad. Vaadake neid patse siin. 5000 laiki saab endale mu patsid meeliga. Ma ei tea, mida kuradit sa nendega tegema peaks, ausalt ma lihtsalt. Lego mees! Can you do cheers for me? Cheers. Cheers. You know how cheers in Estonia? Salut. No, terviseks. Terviseks. Yep. Absolutely. It sounded. Yep. Tere normid rastad olid tal peas ju, mida vittu?
Neid ma tavaliselt ei reseeri. Juba professional. Saate tule lihtsalt ma no siis siin saab shave'imas ka käia. Hold my hand, baby. Wow. Vaata, ja. Vaata, nüüd vaata kui ägedad sarved tal on. Nagu selles suhtes strugeleid ja kõiki asju ma olen läbi elanud ja mis ma olen ja kes ma olen ja nagu Struggle'id, mis ma olen kõike läbi elanud. Mida. Tal tundub tõesti väga raske elu. Bemm on katki. Mis ta suutis jälle putsi keerata selle Bemmi või?